Tere! Mina olen Toomas Mõru Ja mina olen Gloria Niin. ja me oleme mõlemad siis Maaülikooli maastikultuuri õppetooli õppejõud ja anname teile siis koos ülevaate keskkonnaplaneerimise ja maastikukujunduse bakalaureuseõppe fookusest ja tegevustest, et mis siin toimub üldse. Et võib-olla korralduslikus mõttes, et alguses me natukene siis räägime, tutvustame seda õppekava ja siin toimuvat ja siis saame küsimustele vastata, aga võib siis nii mikrofoni kaudu küsida kui ka siia sellesse vestlusesse chati kirjutada oma küsimuse ja siis katsume nendele vastuseid anda. Hakkame siis vast pihta. Et keskkonnaplaneerimise ja maastikukujunduse bakalaureuse õppekava, et selline pikk ja lohisev nimi, aga tegelikult on siis tegemist maastikultuuri alusõppega, mis siis valmistab ette spetsialiste maastikuarhitekti kutse omandamiseks, et selleks siis saab alustada siis selle keskkonnaplaneerimise maastikukujunduse õppekaval ja peale lõppu siis veel natukene jätkates on võimalik maastikuarhitektiks vajalikku haridus endale saada. Ja kes maastikuarhitekt on? Maastikuarhitekt on siis see arhitekt, kes tegeleb ruumiga, mis jääb väljaspoole maju. Ehk siis üldiselt me tegeleme linnaruumiga ja tänavaruumiga, avalike hoonete ümbruse ja taolise keskkonnaga, aga tegeleme ka puhkealade ja parkide ja muude taoliste kohtadega. Ehk siis kujundame väliruumi, nagu arhitektid kujundavad maju. Natukene siis õppekava fookusest, et eelkõige on fookus siis sellise ruumiloome tegevuseks ettevalmistumisele, et saada siis vajalikud oskused, aga ka seda tegevust toetavad teadmised nii siis projekteerimise vallas, siis ka ruumilise planeerimise vallas kui ka siis erinevate maastikuanalüüside jaoks, mis on 3 suuremat töövaldkonda maastikuarhitektidel. Ja kui kohe vastata küsimusele, et kellele see eriala või õpe võiks sobida, siis eelkõige siis neile, kes sooviksid professionaalina panustada välisruumi loomesse. Et seal välisruumi loomesse saab loomulikult panustada ka lihtsalt tavainimesena, elanikuna, aga professionaalidel sealjuures on siis oluline tugiroll ja inspireeriv roll kogu selle ruumi loome puhul. Ja et minu jaoks, mina tõlgendan seda siis niimoodi, et sina kui maastikuarhitekt saad muuta seda maailma, kus sa elad, ehk siis sa saad nagu päriselt panustada sellesse, et meie elukeskkond ja maailm muutub selliseks, nagu sina tahad seda tulevikus näha. Ja kuna see vastutus eriala professionaalina on ikkagi päris suur, et siis on Euroopa tasandil kokku lepitud, et maastikuarhitektil peaks olema vähemalt magistriharidus, nii et bakalaurus on algus sellele ja sellele järgneb siis loomulikul teel magistriõppe ka maastikuarhitektuuri erialal, et saada siis seda ettevalmistust erialaseks tööks. Ja lisaks võib-olla praktiseerimisele on maastikuarhitektuuri eesliinil tegutsedes ka vastutusrikas roll pakkuda uusi lahendusi ühiskonna ees juba olevatele probleemidele, ka mitmetele tuleviku teemadele. Nii et ka selline uurimise suund maastikuarhitektuuris on samavõrra oluline kui praktiseerimiseks enda ettevalmistamine. Ja, et on vaja palju tulevikku ette vaadata, sest tavaliselt, kui sinu mõni projekt läheb teostusesse, siis see jääb aastakümneteks püsima, ehk siis kui sa midagi planeerid, projekteerid, kujundad, siis on vaja mõelda, et see kestab pikka aega. Ja kui vaadata nüüd põhilisi valdkondasid, kus bakalaureuse õppe puhul me keskendume,
ongi esimene suur on igapäevase inimeste elukeskkonna kvaliteedi lugemisoskusele, ehk siis kuidas aru saada, kui hästi see meie igapäevane elukeskkond toimib ja see ruum, kus me igapäevaselt toimetame. Samuti siis sihukese ruumi kujundamise suundade seadmisele, et mis oleks vaja paremaks teha, et kus me saame kaasa aidata selle ruumi kvaliteedi tõstmisele. Ja loomulikult ka mitmed kujundusvõtted, kuidas siis sihukest kujundusprotsessi läbi viia, juhtida ja teisi asjalisi, teisi inimesi kaasata sinna sellesse protsessi. Ja seejärel teine sihuke suur valdkond on taimed ja loodus või ökoloogia, ehk siis taimede tundmine, mis nad eluks vajavad, kus nad hästi kasvavad, kus nad võib-olla ei taha nii hästi kasvada ja kuidas kasutada taimi siis nii linnaruumis kui ka mujal, kus inimene taimede puhul tahab kaasa rääkida, et millised taimed seal on, kui suured nad on, kui palju nad hooldatud on näiteks. Siis kolmas suur valdkond on visualiseerimine, et kogu see ruumiloome protsess vajab sihukest visualiseerimist selleks, et teised aru saaksid, et mida me välja pakume professionaalina, millised on need tulevikuruumid, mida siis nende uute ideede järgi võiks luua. Ja viimane võib-olla sihuke suurem valdkond on linnaplaneerimine, erinevad küsimused linnade planeerimisel, elukeskkonna planeerimisel, mis on siis veidi teistsugune valdkond kui see projekteerimine, mis tavaliselt järgneb siis planeerimisprotsessile. Ja loomulikult on õppekavas siis palju erinevaid neid suuri teemasid toetavaid teadmisi ja oskusi käsitlevaid õppeaineid. Siin on siis üldiselt välja toodud selliste osade kaupa bakalaureuse õppekava, siis õppeplaan, mis täidetakse 3 aasta jooksul. Ja seal on siis sellised üldised ained, kus on siis erinevaid selliseid looduse ja biomajanduse ja alaseid aineid, et aru saada, kuidas siis maailm ja loodus ja keskkond töötab. Siis on ka ettevõtluse ja töökeskkonna alaseid aineid, et kuidas siis tööturul hakkama saada. Ja 111 EAP on eriala moodul. EAP tähendab siis Euroopa ainepunkti ja üks ainepunkt on 24 tundi tööd. Ja siis seal ongi üks osa on maastikuarhitektuuri ajaloost ja maastikupärandist, ehk siis kui me kujundame ja tegutseme ja planeerime, siis me kunagi ei tegutse tühjas kohas, et meil on vaja mõista, kus me oleme ja kuidas see maastik meil siin tekkinud on. Siis meil on vaja ka siis edastada seda infot, mida me töötleme, ehk siis on vaja ära õppida, kuidas siis graafiliselt siis ruumi andmeid siis edastada ja kasutada neid. Väga suur rõhk on siis loomulikult välisruumi kujundamisel ja projekteerimisel. Samuti siis tegeleme taimede ja nende kasutamisega. Siis meil on ruumiline planeerimine ja maastikuanalüüs, millega siis tegeleb ohtralt Toomas. Mina olen siin selles välisruumi kujundamises ja projekteerimises panustan omajagu. Ja väga oluline asi, mis on siin 6 ainepunkti eest, on eriala praktika, kus sa päriselt saad minna siis mõnda büroosse või linnavalitsusse või mõnda muusse kohta, kus maastikuarhitektid tegutsevad ja saad nii-öelda maitsta seda päris tööelu, et kuidas siis üks maastikuarhitekti tööpäev välja näeb. Ja võib-olla kõik asjad ei ole ette meil siis juba programmeeritud, mida tuleks õppida, vaid on siis ka ise võimalik siis valida, et need samad eriala valikained on siis sellised rohkem võib-olla eriala teemadega seotud ained, mille seas siis valida omale sobiv koosseis ja siis on vabaained, mis on siis täiesti
nii-öelda vabalt ei ole nad nii seotud võib-olla ka puhtalt erialaga, aga võivad ka loomulikult olla, on mitmesugused siuksed. Kõik õppida teistest ülikoolidest saad ka võtta. Lähtuvalt oma isiklikust siuksest huvist inimesena toimida. Ja lõpuks on ka bakalaureuse töö, kus ka see teema valik on siiski vabalt valitav, et see ei ole täpselt ette antud, mida seal tuleb siis või millise alaga tegeleda, aga bakalaureuse töö meie puhul on siis selline praktiline projekt. Jah, et kujundusprojekt ja siis seal me ootame seda, et sa oskad näidata meile, et sa oled õppinud selle ära, mida me bakalaureusõppes oleme teile pakkunud. Ja kui natukene rääkida õppetöö iseloomust, siis selline keskse või selgroo moodustavad igal semestril toimuvad eriala stuudioprojektid, ehk siis alates juba siis selle aasta septembrist hakkaks esimene stuudioprojekt pihta ja niimoodi iga poole aasta kohta on siis üks suurem kursuseprojekt, mille ümber siis toimuvad mitmed sellised teadmisi või vajalikke täiendavaid oskusi andvaid väiksemaid aineid. Siis nende kursuse projektide raames toimuvad mitmed õppeekskursioonid, nii linnalises keskkonnas, käime linnaväljakuid, tänavaid, ehitusprojekte või puhkealasid vaatama, kui ka maalistesse keskkondadesse. Ja loomulikult ka projektarade külastused, ehk siis need stuudioprojektid on alati seotud siis mingi reaalse keskkonnaga, reaalse kohaga, kus siis saab reaalset situatsiooni vaadelda, analüüsida ja sellest lähtuvalt siis oma ideid välja töötada. Siis taimede õppimine käib läbi sellised praktiliste tundide, nii siis siseruumides kui ka väljas, kasvavaid puid, põõsaid ja ka rohtaimi vaadates. Ja palju on ikkagi kesksel kohal siis sellised stuudiotööd nii stuudiolaua taga kui ka digikeskkonnas, ehk siis mõlemad on olulised, et nii siis digitaalselt projektjooniseid koostades kui ka siis stuudiolaua taga arutledes ja esmaseid kontseptuaalseid ideid visandades. Siis mis on veel võib-olla iseloomulik meile on tsükliõppena toimuv õppetöö, ehk siis need suuremad kursuse projektid ja võib-olla teised suuremad erialased ained toimuvad intensiivsete tsüklitena. Ehk siis korraga on toimumas võib-olla vähem õppeaineid, aga saab siis keskenduda ajalises mõttes siis sellele ühele stuudioprojekti temaatikale põhjalikumalt. Ja selle tsükli käigus siis toimuvad konsultatsioonid, nii õppejõudude konsultatsioonid siis töögruppidega, kui ka siis külla kutsutud praktikutega erinevate õppeainete stuudioprojektide raames. Ja loomulikult esitlused, et maastiku arhitektiks õppides on väga oluline harjutada seda, et oma ideid, oma mõtteid teistele tutvustada ja olla selles enesekindlad, et mida me siis välja pakume ja osata seda siis kirjeldada. Siis ka bakalaureusõppe ajal on võimalik Erasmus programmi raames minna välismaale õppima ja väga mitmed meie bakalaureuse õppeüliõpilased, aga hiljem ka magistritaseme üliõpilased käivad õppimas poole aasta kaupa enamasti, aga on võimalik tegelikult maksimum terve aasta õppida mõnes välisülikoolis. Või siis ka teha eriala praktikat mõnes välismaises töökohas. Ja nüüd, kuna meie õpetajaskond, kes meil siin õppetoolis töötavad, on suhteliselt rahvusvaheline, siis bakalaureuseastme teises pooles toimuvad ka mitmed õppeained juba ka ingliskeelsete õppejõudude eestvedamisel ja koos siis ka Erasmus vahetusüliõpilastega, kes on välisülikoolidest tulnud meile õppima, ka neid on meil üksjagu ja seetõttu need ained toimuvad siis ingliskeelsetena, mis annab samas hea praktiseerimise võimaluse keeleoskuse osas, et valmistada ette juba koolijärgselt ka rahvusvahelises töökeskkonnas osalema, et mitte jääda ainult Eesti keskkonda. Ja kindlasti, et olla kursis üldse, mis maastikuarhitektuuri maailmas toimub, siis paratamatult on meil kõige moodsamad ja uudsemad siis teooriad ja trendid on üldiselt inglise keeles,
et siis paratamatult puutume siis kokku inglise keelega pidevalt. Jooksvalt vaatan siin, et tuli ka üks küsimus siia vestlusesse, et kas maastikuarhid töötavad enamasti individuaalselt või mitmekesi. Et tegelikult siis väga sageli ikkagi maastikuarhid töötavad sellise tiimina koos teiste eriala spetsialistidega, olles võib-olla ka selliseks vahelüliks erinevate eriala spetsialistide vahel. Ja seetõttu on väga oluline nagu sellises tiimis, töögrupis töötamise oskus ja seda me juba harjutame ka meie kursuse stuudioprojektide puhul, kus väga sageli on grupitööd, aga on ka loomulikult selliseid kohti, kus sa saad igaüks individuaalselt oma nii-öelda vaatest lähtuvalt siis seda stuudioprojekti arendada. Et ma korra veel, kui Gloria pani küll juba järgmise slaidi neile siin, aga et oli ka juttu selle erialapraktikast, millest natuke Gloria juba ennem tegelikult rääkis. Aga suuresti erialapraktika võib toimuda bakalaureuse tasemel väga mitmesugustes töökohtades, et võib minna siis tõesti maastikuarhitektuuri büroosse, seal kus siis on suurem kogus maastikuarhitekte enamasti tööl, või ka arhitekti büroosse või siis inseneri büroosse või siis näiteks ka kohaliku omavalitsusse, kes on siis enamasti sellise tellija rollis ruumiloome projektide puhul. Ja päris mitmed sellised veel muud maastikuarhitekti kõrval või naaber eriala töökohad sobivad siis bakalaureuseastme erialapraktika toimumise kohana. Need on võimalik selline laiabaasilist kogemust omandada selle eriala praktika käigus. Tuleb siin see tunniplaan kohe ette, siin võtab natuke aega. Aga et siis me töötame hästi paljude erinevate inimestega koos ja siis no nii, nüüd ta läks jälle. Klikka selle peale äkki. Jah. Nii. Et siis siin on näha siis, milline näeb välja üks sügissemestri tunniplaan. Kuna meil siis õpe toimub tsüklitena, siis näiteks mina annan siis maastikuarhitektuuri sellist alusainet, see toimub 2 plokina ja sügisel on siis siin teisipäeval, kolmapäeval ja neljapäeval on siis näiteks sissejuhatus maastikuarhitektuuri erialale 1. See toimub siis 2 kuu jooksul 3 päeval nädalas. Ja siis, kui see aine saab läbi, siis tuleb järgmine aine, mis täidab selle osa. Ja iga päev on siis üldiselt aineid. Need on teatud nädalatel, et mitte kogu aeg. Ja üldiselt need toimuvad siis koha peal, mõned üksikud ained bakalaureuse alguses on ka siis saab kaugõppes või veebiteel teha. Aga eriti just erialased ained, kus on kujundusprojektid ja grupitöö, siis on hästi oluline, et on vaja füüsiliselt kohal olla, et siis just õppida seda koostööd. Nii. Ja siis mina annan siis sellist ainet nagu sissejuhatus maastikuarhitektuuri 1 ja 2. 1 on siis sügissemestril, toimub 2 kuu jooksul. Ja sügisel me käime päris palju õues, tutvume maastikuga, visandame seda, loeme erinevaid selliseid erialaseid sellist sissejuhatavat kirjandust, mis on eesti keeles veel. Õpime siis sellist vormi ja kompositsiooni, ruumitunnetust, kritiseerime maastikku ja ehitame ka siis sellist maketti. Saate sellist fantaasiarikast ruumikujundust teha. Ja sügissemestril selline erialane aine käib eelkõige paberil, et just taas elustada enda käelisi oskusi või treenida neid paremaks. Ja siis kevadel, kus on teine osa, siis seal me veedame hästi palju aega arvuti taga ja käime natukene ka lumises Tartus ringi.
õpime ohtralt Photoshopi ja digitaalset eneseväljendust ja teeme sellist kohapõhist kujundusprojekti, kus me valime kindla koha välja ja lahendame selle koha siis kujunduslikult ära. Siin kõrval on siis näha selle kevadsemestri ühte plakatit, kus siis 2 tudengit tegid koos ühe kujundusprojekti ühele väiksele pargile, mis asub Tartus. Et siis siin on näha selle kevadsemestri siis lõppesitluse üks plakat. Ja võib-olla see aine siis näitabki, et kui sügisel me oleme hästi palju väljas ja joonistame ja visandame ja loeme ja kevadel istume palju arvuti taga, siis see peegeldab ka seda maastikuarhitekti sellist elukutset, et vahepeal sa pead päevade viisi arvuti taga istuma, vahepeal sa oled päevade viisi õues ja mõõdad mingisuguseid puu ümbermõõtusid ja muid asju, ehk siis nagu see õpe on väga mitmekesine. Ka maastikuarhitekti töö on väga mitmekesine, aga vahest võib-olla ka väga üksloine. Aga lisaks sihukesele tõsisele tööle on olemas ka muu elu ülikooli kõrvalt ja on olemas selline ühendus nagu Eesti Maastikuarhitektuuri Üliõpilaste Selts. Siin keegi kommenteerib, et slaidi esitlust pole näha. Kas teistel on näha? Aga jah, et siis meil on selts on ka, on näha. Et see on hästi tore ja palju mälestusi ja suuri sõprusi tekib ja tihtilugu sa leiad endale sealt sõbrad terveks eluks. Sellel seltsil on nii Eestis palju tegevusi, näiteks viimasel aastal on tegeletud Maaülikooli enda linnaku välisruumi parendamisega, on tehtud siin mitmeid linna akupunktuuri lahendusi, uusi pinke, istumiskohtasid loodud, paviljone, kasvuhooneid, kui ka siis on kontaktid välismaal teiste ülikoolide maastikuarhitektuuri üliõpilastega ja käiakse vastastikku siis ka sellistel õppesõitudel, õppeekspeditsioonidel külastamas siis erinevaid maastikuarhitektuurseid kohti. Peale õpet, et mis siis sedasi saab, et kõigepealt võib öelda niimoodi, et võib siseneda tööturule ka peale bakalaureuseõpet, aga seda siis pigem abistava spetsialistina või mõne naaber eriala suunas liikudes. Et kui on soov ja tahe maastikuarhitektina töötada, siis igal juhul soovitame ja on vajalik läbida siis ka maastikuarhitektuuri magistriõppe ja siis on võimalik magistri diplomiga saada juurde ka kutsetunnistus, mis on esmane kutse juba erialaseks toimimiseks. Seal on juba väiksed sellised õigused, mida võib projekteerida, mida võib planeerida ja mõne aastase praktika järel on võimalus siis saada vastutava maastikuarhitekti kutse tunnistus, kui on siis piisav erialine praktika olnud peale kooli lõppu. Ja siis tihtilugu, kui sa oled hästi aktiivne ja osavõtlik ka bakalaureuse õppes siis, ja sa oled selline asjalik, siis see koht, kus sa lähed praktikale ja sul kõik läheb seal hästi, siis tihtilugu on tudengitel olnud niimoodi, et nad magistriõpingute raames on väikse osakoormusega ka seal siis nii-öelda abistava spetsialisti rollis, et nad saavad siis paralleelselt juba natukene töötada maastikuarhitektina. Me teeme siia välja ka ühe väikese nimekirja erinevatest maastikuarhitekti tööobjektidest, et see nimekiri on tegelikult palju pikem ja kutsestandardis saab seda lugeda veel palju põhjalikumalt Kutsekoja kodulehel, aga näiteks tegeletakse suuresti linnaväljakute ja platsidega, parkide ja teiste haljasaladega, igasuguste taimede kasvuse kohaga, siis tänapäeval kuum teema on jalakäijate ja rattasõbralike tänavate loomine, aga ka siis näiteks koolide, välisalade ja lasteaeda mänguväljakute projekteerimine ja ka lisaks siis erinevad puhkealad metsas, mida me Eesti kultuurruumis teame paljuski RMK puhkekohtadena ja ka samavõrra linnas puhkekohad. Ja planeerimise osas võib-olla siis eelkõige osaletakse elamurajoonide planeeringute koostamises,
kui ka siis terve linna või siis valla tervikut käsitleva planeeringu koostamise protsessis. Ja võib-olla lõpetuseks natukene vastuvõtust, et vastuvõtt on meie bakalaureuseõppes võib-olla pisut omamoodi, ehk tuleb siis tulla kohale siia, tuleb dokumendid sisse anda, seda saate lugeda, mis dokumendid saate lugeda sealt kodulehelt, aga siis tuleb tulla kohale, siin kohapeal toimub joonistamise katse, kus me anname teile ette mõned ilukirjanduslikud tekstikatked, erineva sihtgrupile kirjutatud raamatutest ja me ootame siis kandidaadilt sellist illustratsiooni sellele tekstile. Ja pärast joonistamist toimub siis selline vestlus komisjoni liikmetega, seal on paar-kolm meie siis õppetooli töötajad, kes siis vestlevad, et mida te sinna joonistasite, miks te seda joonistasite ja kuidas te üldse erialasse vaatate, nii et tasub ennast ette valmistada ka sellele, mis üldse maastikuarhitektuuri eriala on, et lugeda ka Maastikuarhitektide Liidu kodulehelt näiteks seda infot, mis seal on saada. Aga nüüd on küsimuste aeg. Et kas on midagi siis, mida tahaks juurde küsida? Oleks vaja täpsustada. Et igal juhul väga selline põnev katsumusi pakkuv õppimise võimalus, nii selline praktilise orientatsiooniga kui ka selline teadmistele suunatud. Me oleme vist Maaülikoolis ka ühed suuremad õppeekskursioonidel käijad, vähemalt nende busside tellimise osas on seda tunda olnud, nii et see on selles mõttes palju saab väljas käia. Üks küsimus oli, et palju saab õpilane käia ise välismaal õppeajal, kas on selliseid võimalusi? Et meil on võimalus osa võtta erinevatest partneriülikoolide korraldatud workshopidest ja töötubadest, mis on sellised lühikesed, kuni nädalased pikkused. Ja siis on muidugi võimalus Erasmus stipendiumiga minna õppima või siis praktikale õppimise ajal. Ja ka maastikuarhitektide üliõpilaste selts saab korraldada selliseid ekskursioone sinna, kuhu nende süda soovib minna. Ja viimastel aastatel on toimunud sellised erialased ekspeditsioonid siis Berliini ümbrusesse, siis Prahasse ja teistesse sellisesse piirkondadesse, kus on siis palju selliseid välisruumi projekte tehtud ja on huvitav välisruum, millest õppida. Ja siis see tudengielu üliõpilase esindus ongi siis EMÜs, mis ongi üliõpilasselts. Meil on ka üleülikooliline selts ja loomulikult on olemas ka korporatsioonid, aga meil on siis eelkõige erialane selts, mis on väga tore, aktiivne ja äge. Üliõpilasseltsil on oma siis ruum ja pesa, kus nad siis tegutsevad, aga saavad ka õppetooli ruume kasutada nii palju, kui vaja siis on tegelikult, et me teeme sellist väga tihedat koostööd selle üliõpilasseltsiga. Toetame üksteist. Kas on õppekava füüsiliselt koormav? Väljas käimised, välitööd sisaldavad mõningast sellist füüsilist tegevust, aga ta ei ole nii nagu selline alpinismilaadne koormus võib-olla või selline tõsine matkamine, sportimine. Jah, et kui oluline joonistamisoskus on mõnevõrra oluline, eelkõige on digitaalsed sellised graafilised oskused tänapäeval olulised ja selle füüsilise koormuse osas, et võib-olla füüsiliselt koormav on see, kui sa oled jätnud oma kujundusprojekti viimasele minutile ja sa pead väga kaua öösel üleval olema ja siis hommikuni üleval olema, et siis on just see ajaplaneerimise oskus, mis on siis võib mõjuda sellele füüsilisele koormusele. Tihtipeale maastikuarhitektuuri projekti raames me just katsume luua paremat ligipääsetavust erinevatele välisruumi osadele, et see on nagu osa sellest maastikuarhitektuurist muuta teistele inimestele väljas viibimine kergemini kättesaadavamaks erineva ka võimekusega inimestele, et see on võimalus meil ise sellesse panustada eriala professionaalina, et ülejäänud ühiskonnaliikmetel oleks võib-olla sellist nõutud füüsilist koormust vähem, aga sellist meeldivat füüsilist koormust rohkem on samas. Jah, aga nüüd vist meie aeg saabki täis, et siin on viimane küsimus siis, et kas meil on mõni soovitus kandideerijatele, et millele keskenduda või milline oleks hea kandidaat?
kindlasti kritseldada palju joonistusi, noh, nüüd on küll aega võib-olla väheks jäänud, aga et lihtsalt mitte võib-olla karta seda, et te lihtsalt olete niisugune nii-öelda vihiku või kritseldaja, kes nii-öelda muu tegevuse käigus siis käsi töötab, et seda tasub pigem soodustada ja võib-olla mitte niivõrd võtta eesmärgiks teha niisugust kaunist kunsti siin sisseastumiskatse jaoks, et see ei ole võib-olla nii esmane. Minu jaoks on hea kandidaat see, kes julgeb unistada ja julgeb enda soove ja unistusi väljendada, isegi kui need võib-olla ei ole kõige tavalisemad. Et see on just see fantaasia ja loogika ja looming on hästi olulised minu jaoks selles erialas. Vaata ringi oma igapäevases elukeskkonnas, kui sa liigud ringi või tuleta meelde, kus sa oled midagi põnevat, midagi ägedat kohanud ja mõtle, mis see äge oli seal või mis oli tõesti see probleemne koht. Ja lõpetuseks mine Maastikuarhitektide Liidu kodulehele ja loe sealt erinevatest rubriikidest juttusid, kirjutisi ja vaata võib-olla seal auhindu saanud töid, et saada mingit ettekujutus, millega maastikuarhitektid tegelevad kõigega. Ja siis tule muidugi kohale meile siia juulis vastuvõtukatsetele ja ole valmis joonistama ja meile rääkima sellest, miks sa valisid ühe või teise joonistuse või ühe teise teksti illustreerimiseks ja mis sind eriala puhul köidab ja kus sa näed probleeme, millega maastikuarhitekt sinu arvust võiks tegeleda. Aga aitäh! Aitäh kõigile kuulajatele ja loodame kohtuda!